Tõesti, aitäh Arhitektuurikeskus. Mul on tõesti väga hea meel siin olla ja rääkida, kuidas luua inimmõõtmelist linna läbi taristu. Minu viimane töökoht tõesti oli Tallinna ruumiloome osakonna juhtimine, kus ma siis juhtisin Tallinna linna sellist strateegilist, holistilist, ruumilist planeerimist valdkondade üleselt. Ja see on selles mõttes hästi hea töökogemus, sest et ka just nagu taristu planeerimine kui selline, me kipume sellele lähenema kuidagi väga väikeste üksikotsuste kaudu, aga tegelikult, et saavutada läbi taristu sellist terviklikku ruumilist keskkonda, meil on vaja mõista ruumiloomelisi kaalutlusi ja õigeid hetkeid juba väga nagu strateegilise vaate juures. Ja mida ma soovin teile täna pakkuda, ongi siis selline üks lähenemisviis, mida kasutab minu meeskond, kuidas jõuda strateegilise ruumilise vaate kaalutluse kujundamise juurest siis üks-ühele ruumiotsuseni. Ja ma räägin läbi, et milliseid etappe, skaalasid ja verstaposte siis see teekond sisaldab, kuni tõesti nagu nende õigete ruumiotsuse hetkede äratundmisest kuni arhitekti otsusteni järgmistel tasanditel. Kui on üks mõte, mis ma tahaksin, et te nüüd siit koolituselt kaasa võtaksite, siis see mõte on see, et taristut iseeneses ei tohi kunagi eraldiseisvana irtsena planeerida. See on üldine linnakeskkonna kavandamise põhimõte, et taristu ei olegi mitte midagi eraldiseisvat. Taristu on linnakeskkonna osa ja just see pilt võtab kokku nagu Tallinna viimase 15 aasta ruumilise planeerimise kõige suurema nagu häda. Et me oleme harjunud mõistma ruumilist planeerimist nii, et üks osakond planeerib taristut, teine planeerib looduskeskkonda ja siis kolmas tegeleb mahulise linna või avaliku ruumiga ja seetõttu, mis me saame kokku, on üksteisega võistlevad, üksteisest irtsed ruumid, kui me tahame saada tervikkeskkondi. Ja see, et me mõistaksime linna tervikkeskkonnana ja ka seda, et taristu on selle loomulik osa, siis kõige olulisem otsus tegelikult on võtta kohe esimestes etappides taristu planeerimise juurde endale arhitekt. Sest arhitekt on tegelikult koolitatud olema see renessants inimene, kes toob distsipliinid kokku, suudab kaalutleda ruumi valikut kohtades. Ja miks see on just taristu puhul eriti oluline, on see, et valdavas osas omavalitsustes on tänavaruum, liikuvusruum üks vähestest kohtadest, mis on linna omandis, ehk et tegelikult ruumi valikute mõttes linna poolt väga hästi kureeritav. Ehk et see on see koht, kus me saame elukeskkonnale kõige võib-olla, ütleme nii, et kõige otsesemalt, kõige tugevamalt head ruumilist mõju osutada. Ma räägin teile läbi ühe näidisprojekti. Kuna on selline pärastlõunane aeg, siis ma valisin kõige poleemilisema. See on Pelguranna tramm. Ma saan aru küll, et paljude väikeste omavalitsuste jaoks võib-olla see ei kõneta, et Keila trammi ei planeeri, aga need meetodid ja lähenemised on ülekantavad ja võib-olla sellise ühiskondliku arutelu mõttes see on väga huvitav teema, et tõesti, kuidas me strateegias kuni rakendamiseni oleme jõudnud Pelguranna trammi kavandamisele. Ja ma toon siia veel juurde siis 3 vaadet, et kuidas langetada strateegilist ruumiotsust, kuidas kasutada ära siis enda hüvanguks suurandmeid või saada nendest teadmist ja siis millised on need olulised disaini otsuse momendid, et see trammi tulek linnaruumi keskkonda tooks kõigi jaoks kvaliteete juurde. Mida me teame pealinna regiooni liikuvuskeskkonna kavandamisest, milles me oleme kokku leppinud, on Tallinna arengustrateegia. Arengustrateegias on seatud siht, terve Tallinn liigub. Sihi kohaselt liikuvuskeskkond peab olema tervist edendav. Me peame eelistama ühistranspordi kasutust, jalgrattasõitu, jalgsi liikumist iga ilmaga. Sõiduauto kasutus peab vähenema, aga jääma sujuvaks. Need on tegelikult meil need kõige olulisemad ruumilised postulaadid. Pluss siis pealinn ei ole midagi omaette, pealinn on kogu Eesti pealinn, see tähendab, et liikuvusteenus peab olema tervikuna toimuv üle-eestiliselt. Mida me teame siis liikuvuse hetkeolukorrast? Siin me taaskord vaatame laiemat vaadet. Me teame, et me ei suuda pidurdada
Tallinna suunalist suurlinnastumist, et seda on väga keeruline pidurdada, kui mitte võimatu. Me teame neid valglinnastumisprotsesse, me teame, et Tallinna suunaline tööränne süveneb. See graafik näitab väga selgelt näiteks, et 60% lähivaldade elanikkonnast käib Tallinnas tööl ja me teame ka, et Tallinn aastaks 2050 kasvab Pärnu linna võrra ja regioon tervikuna Narva linna võrra. Ehk et me teame, et see liikuvuse terviklik lahendamine peab olema meie kõigi ühine prioriteet. Ja me teame ka seda hetkeolukorda, mis näitab, kujutatud on siis selline laiem valglinnastumine, kus ka need alad, mis on meil defineeritud keskusaladena, on tegelikult äärmiselt hõredad. Tallinna südalinnas on 4000 elanikku ruutkilomeetri peale, kus see näitaja võiks olla 7000 näiteks. Ehk et ruumiliselt, kui me tahame jätkusuutlikult areneda, me peame suutma suunata, motiveerima inimesi keskusaladel elama ja seda tegelikult me saame siis strateegilise rööbastranspordi planeerimise kaudu. Nii üleriigilisel kui linna tasandil me oleme kokku leppinud, et rööbastransport on meie ühistranspordi liikuvuse selgroog. Ja see tähendab seda, et just rööbastranspordi targa planeerimise läbi meil on võimalik kõige valutumalt ja kõige kvaliteetsemalt inimestele head elukeskkonda ühistranspordi peatuste mõjualas pakkuda. Kuidas siis sidustada Tallinna rööbastransporti ja üleriigilist rööbastransporti teenustena? Me mõtestame neid ühise teenusena, me loome neid liitvad liikuvuskeskused ja Tallinna rööbastranspordi planeerimisele me läheneme olemasoleva trammi infrastruktuuri pikendamise läbi. Me ei saa endale lubada täiesti uusi liine, sest 1 meetri rööbaste ladumine koos kõige banaalsema infrastruktuuriga maksab suurusjärgus 4000 eurot. Meil ei ole ühiskonnana ressurssi täiesti uutele liinidele, veeremile, depoole. See tähendab, et meie jaoks kõige strateegilisemalt kaval samm on liine pikendada. Ja pikendamise teel on siis tõesti, me saame kokku tuua nii selle kestliku ühistranspordi planeerimise põhimõtte, sest me saame optimeerida kulusid, kui me saame pikendada neid liine siis lähtuvalt sellest, et kuhu meil on lisandumas uus elanikkond. See on nüüd väljavõtte Põhja-Tallinna üldplaneeringust, mis Pelguranna trammitrassi valikut väga hästi põhjendab. Sinisega kaetud ala on ala, mis on kaetud juba täna ühistranspordi hea teenusega. Punased on trammiliinid, katkendlikud on uued võimalikud trammiliinid. Ja kui me vaatame seda tervikpilti koos, näiteks Pelguranna trammitrassi vaates, siis me näeme, et oranžiga kaetud alad on need alad, mida uus ühistransport hakkab katma, kus on täna puudujäägid, kus siis tekib see teadmine, et see kavandatud trammiliin katab nii olemasoleva tänase Pelguranna elanikkonna vajaduse, kui ka hakkab teenindama uusi väga mahukaid elamispiirkondi. Kuidas me läheme sellest strateegilisest vaatest üks samm täpsemaks, et milline on tegelikult siis selle trammitrassi sõiduruumi dimensioneerimisvajadus. Tallinnal on kasutusel selline mudel, liikuvuse modelleerimise mudel nimega Visem, mida kasutab meil Tallinna Transpordiamet. Ma pean kahjuks ütlema, et meile linnaplaneerijatele sellest mudelist kuigi palju kasu ei ole, sest et see mudel olemuslikult tegeleb küsimusega nagu linnaruumiline läbilaskvus. Ehk et see põhineb kontseptsioonil, et linnaruum, tänavavõrk on linna vereringe, mis peaks võimalikult palju liikuvust läbi laskma, aga linnaplaneerijatena meie esmane eesmärk on, et Tallinn oleks kvaliteetne elukeskkond, mis tähendab, et me peame tasakaalustatult vaatama nii kohalviibimiskvaliteeti kui liikuvust ja seda meile see mudel ei anna. Eriti veel, kuna see mudel ei suuda mõista sellist empiirilisemat datat, kuidas tahab liikuda jalakäija, kuidas tahab liikuda jalgrattur või kuidas üldse inimesed liiguvad, kui ruumis toimub mingisugune muutus või kvaliteedi muutus või olukorra muutus, mis paneb inimesi liikuma nii-öelda lehmaradade järgi. Seetõttu meie linnaplaneerijatena läheneme teisiti.
Me kasutame ArcGIS Pro platvormi ja me modelleerime iga projekti puhul siis liikuvuskeskkonna eraldi läbi. Ja see tähendab, et me proovime anda nagu tasakaalustatumat vaadet sellest, et millised on tänaste ja siis uute arendusaladega liituvate inimeste ruumivajadused. Me proovime arvestada nii lokaalsete vajaduste kui ka teenuste eripäradega ja ka liikuvuskeskkonna mõjude muutumisega. Sest et üks ühiskonna põhiprobleem on see, et kui me läheneme kõigele hästi insenertehniliselt, siis me kipume nagu justkui unustama, et see keskkond, kus me oleme, avaldab meile hästi palju mõju. Ja kui seda nagu muuta, siis insener ei pruugi ette kujutada, kuidas inimese käitumine selles muutuda omakorda võib. Aga just, et nagu pakkudes neid paremaid keskkondi, siis inimese nagu ruumikasutus kindlasti muutub, nagu näitab Vana-Kalamaja tänav ja seda ükski mudel ette ei anna. See on nüüd siis ArcGIS platvormi alusel tehtud üks alternatiivsetest trassivalikutest. Ja mis sellise meetodi puhul on oluline, on jälle, et me ei võta nagu, me ei lähene liikuvusele kui selle tuimale liikumisele koridoris, vaid me võtame selle juppideks lahti. Mis on oluline, ei ole mitte, et kus on hooned ja kus on bussipeatus või trammipeatus, vaid olulised on sissepääsud. Me oleme võtnud rahvastikuregistri andmed, mille kaudu me teame, et kui palju elanikke on konkreetselt igas majas. Me oleme need andmed jaganud trepikodade peale ja sellest lähtuvalt me oleme modelleerinud distantsid potentsiaalsest trammipeatusest trepikodadeni, sest me teame, et me peame vaatama seda liikuvust koduuksest sihtkohani, sest vastasel juhul, kui me vaatame seda mõnes nagu kitsamas lõigus, siis see tegelikult ei anna meile täit infot selle kohta, kui palju üks või teine teekond aega võtab. Me võtame arvesse avalike hoonete suurte kasutajaskonna küsitluse teel, me küsitleme neid ärisid ja oluline ruumiotsus on näiteks selle konkreetse analüüsi puhul olnud see, et me ei võta arvesse lasteaia kasutajaid, sest et lasteaed on Pelguranna asumis nii lokaalne teenus, et tegelikult need inimesed ei vaja trammiteenust, et lasteaeda jõuda. Ja siis ongi esimene alternatiiv on tuua Pelguranna tramm Stroomiranda. Sellega me saame umbes 8000 igapäevast kasutajat. Ja nüüd võrdluseks on teine alternatiiv, kus tramm ei jõua Stroomiranda. Ta linnaruumiliselt paikneb niimoodi, et ta häirib Puhangu tänava elanikke vähem, aga siin on näha, et tegelikult potentsiaalsete kasutajate arv on 3000 elaniku võrra väiksem, sest lihtsalt trammipeatus jääb kodustest nii palju kaugemale. Et see on nagu üks selline viis, kuidas me neid ruumilisi valikuid kaalume ja mis on ka hästi oluline siia juurde mõelda on, et selline suur ruumimuutus nagu tramm tingib tegelikult ka vajaduse ümber mõtestada laiemalt, et kuidas siis need teekonnad avalike hooneteni või oluliste sihtpunktideni tuleks ka linnaruumiliselt ümber mõtestada. Üks tööriist, mida veel soovitame. Trassivalikuid tehes on kõige labasem viis Google Mapsis modelleerida, kui palju üks või teine pikem või lühem distants aega kokku võtab. Siin näiteks tulebki välja, et trass A teeb teekonna Pelgurannast hoobujaamasse 10 minutit kiiremaks, kui see on täna. Ja seetõttu meie ruumiline soovitus olekski liikuda selle liiniga edasi niimoodi. Aga siit edasi me tegelikult nüüd liigume küsimuseni, et millised on siis need nagu tänavaruumi disainvalikud. Et teada on, et see trammi toomine Puhangu tänavale tingib vajaduse tänavaruumi ümber jagada ja sellel on kindlasti nagu suured mõjud sellele, et kuidas seda tänavaruumi tulevikus kasutada on. Mis on kõige olulisem, on loobuda võib-olla viimasele 5 aastale iseloomulikust vastandumisest, et ainult jalakäijad või ainult sõiduauto kasutus. Oluline on proovida mahutada kõik funktsioonid tänavaruumi, sest et näiteks ka ajutistel peatumis- ja parkimiskohtadel on oluline väärtus näiteks liikumiserivajadustega inimeste jaoks. Ja soovitame kasutada sellist tööriista nagu StreetMix, mis võimaldab siis erinevate nende liikumisruumide vajadusi ruumis hästi kiiresti välja läbi mängida, sest et tänavaruum kunagi ei mahuta ideaalset lahendust
See tähendab, et millegi arvelt tuleb alati teha kompromisse. Ja kui võtta siit kaasa ainult üks mõte, et kuidas tänavaruumi planeerimisega sellises keerulises olukorras edasi minna. Tagasi noormata. Siis olukorras, kus ruum ei mahu ära, on oluline alustada tänavaruumi läbilahendamist külgedelt. Nii et sa paigutad kõigepealt ära jalakäijate ruumivajaduse, haljastuse, jalgrattad, parkimise ja siis jõuad sõiduruumini. Sest et kui läheneda nii, nagu me oleme kogu aeg teinud, et me alustame sõiduruumist, siis mitte midagi muud ei mahugi ära. Mina olen Tallinna või üldse Eesti liikuvuskeskkonna arengu suhtes nagu hästi tegelikult positiivselt meelestatud. Sest et kui me vaatame nagu kahte sellist jalakäijakeskse tänavaruumi näidet, Tartu maantee aastast 2002, Vana-Kalamaja tänav aastast 2023, siis see ruumi muutus on hästi ilmselge. Aga mis me peame endale kaasa võtma teadmisena on just see olukord, et tänased standardid tegelikult võivad luua meile sama hullu ruumi, nagu me oleme alati planeerinud ka täna projekteerides. Kui me võrdleme täpselt samal ajal valminud Jõepronksi Raua tänavat ja Vana-Kalamaja tänavat. Ja siin tegelikult meie kõige olulisem järeldus ongi see, et kui me ei julge tänavaruumi lahendustes teha standarditest irtseid lahendusi, siis seda uut ruumi kvaliteeti ei teki. Et see on see, miks Vana-Kalamaja tänav õnnestus, oli see, et kõik me julgesime teha standardeid totaalselt eirata. Ja lõpetuseks ma ütleksingi seda, et linnaruumi muutused nõuavad aega, tarkust, strateegilist planeerimist, aga eelkõige julget otsustamist. Ja väikestest muutustest sünnib suur kvaliteet, et isegi olukorras, kus mingisugused lähiaprojektid võib-olla tunduvad ebaõnnestumistena, siis siiski nende õppekogemused aitavad meid viia muutuste suunas ja ka selliseid väikseid ruumimuutuseid, olgu selleks kas või alla lastud äärekivi võib pidada suureks võiduks. Sellega minu see ametlik osa lõpeb.